kapp siis sai paigaldatud Piiri ja Kärsktänava nurgale Põlvasse, mis on ühelt poolt on tegelikult tõesti käidav koht. Teisalt on ta selline natukene privaatsem, et võib-olla just mõtlesime ka seda, et inimestel võib-olla ei ole seda julgust ja niimoodi ligi astuda kohe, et võib-olla seda täita või siis võtta midagi. Et on sellise Põlva linnas, ma arvan, niisuguse hea koha peal, et ta on mõnes mõttes anonüümne, aga samas ka tegelikult juba kogukonnas väga teada koht. Et kuidas seda mina näen, seda kappi tegelikult? Ma näen nagu seda natukene võib-olla suurema pildina, et tegelikult see on, võib-olla see praegu ei ole 100% see, mis ta võiks olla, eks ju, et niisugune säästlik keskkond, eks ju, et me paneme sinna oma jääke, et see tegelikult see mõte jõuaks meie lasteni, et mina näen seda, et tegelikult meil siin kõrval on koolimajad, lasteaiad, et me võiks seda ära kasutada, kas või õppeprotsessis, eks ju, et see on huvitav, et nagu väga paljud lapsed on selle vastu huvi tundnud, et mis see ikkagi on, et ma näen, et need mingid põlvkonnad edasi, et siis on see nagu see 110% see kapp täidab oma mõtet, milleks siis olekski see ikkagi, et me ei raiska toitu, see tohutu toidu raiskamine praegu on ka ju maailma, eks me näeme, mis toimub, et on ju need ikkagi toidukriisid on ju, ja kriis ongi nisutoode, sai, kõik need, ja tegelikult mida me näeme ka, et kõige suurem artikkel, mis tegelikult poest üle jääb, on saia toode, et seda ära realiseerida. Hästi tore on ka, et kui ma mõnikord ise siit mööda kõnnin, et ma näen, et inimesed tulevad, nad lihtsalt korraks kiikavad sinna sisse, et kas seal on midagi, ja need täitsa tavalised inimesed, kes lähevad lihtsalt mööda, et ei ole niimoodi, et ma pean olema mingist, ütleme, kes kannatab puudust mingis olukorras, et tegelikult on see kapp on nagu kuidagi hästi tagasi positiivselt saanud, et kui ma vaatan ka neid gruppides, kus sellest räägitakse, et pigem on see jah, et läksin just, et vaatasin, et foto oli üleval, aga näed, jõudsin kohal, olid juba läinud, asjad, et tegelikult väga niimoodi mööda minnes ka võetakse, et ei tulda kindla eesmärgiga, et ma tulen see kapi juurde, et see eesmärk oleks ka võib-olla see, et kuna see on niisugune kaubanduskeskuse ees, et võib-olla ma enne kiikan siia, mis siin on, ja siis lähen poodi edasi, et äkki ma saan juba midagi siit ära. Kapi, ütleme, me ootame nagu ühelt poolt ettevõtjaid, kes tegelevad toitlustamisega või toidu käitlemisega, eks ju. Et nemad saaksid siia kappi siis tuua oma ülejääke nii-öelda, et näiteks kohvikust jääb natukene saiakest midagi üle, et võid tuua kappi selle jäägi. Ja samamoodi meil on hetkel hea koostöö Coopiga, et nemad on võimaldanud nädalavahetusel meil ikkagi need toidujäägid omalt poolt nagu siia tuua. Samamoodi teine sihtgrupp on seesama kogukond, eks ju, et inimene kodust, näiteks lähen reisile, ostsin just külmkappi, ma ei tea, mune siin mingeid häid asju, eks ju, võin samamoodi see kapi tuua tegelikult ära, et kõik on oodatud siia kapi panustama, samamoodi kapist ka võtma, et siin ei ole nagu selles suhtes mingit piirangut, et kes võiks seda kappi kasutada, et samamoodi on hea koostööpartner on meil Tere Piim, kes on samamoodi, et on ülejäägid olnud, et kaupa ei ole enam võimalik väljastada, ütleme nii, et ka nemad on toonud omalt poolt päris niimoodi niisugust kapitäidet võiks öelda, et niisugune hea koostöö olnud. Kindlasti kutsun inimesi liituma lehega siis MTÜ Põlvamaa Tsõõrimajandus või toidu jagamine Põlvas ja Põlvamaal grupiga liituma, et sinna me üritame panna alati selle info üles, mis siin kapis on ja tegelikult kui inimene toob midagi, et siis me alati ootame, et võiks teha pildi ja postitada sinna, et siis oleks ringlus nagu kiire. Et kuigi praegu ma võin öelda, et see on väga kiire, et tegelikult nii kui kapp saab täidetud, et siis paari tunni jooksul ikkagi on kõik ära tarbitud. Samamoodi inimesed, kes võib-olla lähen mööda, võtsin kodust, haarasin midagi kaasa ja panen sinna kappi, et siis tegelikult see on väga käidav koht, et see kaup ikkagi läheb nagu praktiliselt kohe nagu teisele ringile, et sellist ohtu meil siiamaani ei ole olnud, et on jäänud seisma midagi, et me peame sellega tegelema, et seda käidelda, et seda ei ole olnud. Kapp on nagu äge selle poolest, et ta toimib päikesepatareidega. Et suvel
kasutab ta puhtalt ainult enda energiat, et talvel mõningast energiatarbimist on juurde vaja. Kapiga me oleme vaikselt niimoodi üritanud järgi pidada, et kui palju seda toitu ikkagi me suudame päästa. Et see on üle 200 kilo kindlasti juba selle aja jooksul, et võib-olla ei ole arvesse läinud, kui keegi on isiklikult toonud midagi, et me ei ole saanud seda arvet pidada, aga ma arvan, et me niimoodi aasta lõpuks oleme seal 1000 peal kindlasti ära, 1000 kilo peal. Et see on väga suur tegelikult number.